Tere, mina olen Jan Lukas. Ma olen 10-aastane ja käin Reaalgümnaasiumi koolis. Millega veel tegeled? No, suusatamine ja siin näiteringis olemine. Me teeme praegu etendust Kabaree. Keda sa mängid? Direktorit. Mis sa üldse teatrist arvad? See on tore asi, kus saab kogemusi. Mida sa arvad, et mis sind ees ootab nüüd? See on põnev. Mida sa loodad sealt saada? No, kogemusi ja sõpru. No, ja kes teie siis olete? Kes te olete? Sander. Te olete klassikaaslased või? Jaa. Ma olen Sander Kotter ja ma olen Jan Lukase penginaaber. No, kuidas sina siis suhtud sellesse, et Jan Lukas esinema hakkab? No, ta on väga tubli, et ta üldse sai sinna rolli ja nüüd tal on suvi nüüd proove täis nüüd nagu. Kavatsid ise ka vaatama tulla etendust? Ikka. Mu penginaaber ju mängib seal nagu peaosa. Kas teil endal on midagi, mida tahaksite Jan Lukaselt küsida? Kas sulle meeldib ratsutada? Ma ei ole ratsutanud, aga ma arvan, et see on tore. Kas su lemmikhobi on näitlemine? Jah. Peale spordi. Et näiteks, et kas talle ei meeldib näidata nagu? Kas talle meeldib see väga? No, kui mulle ei meeldiks, siis ma küll ei läheks, siis ma ei oleks tulnudki üldse teatrisse. Tahad sellega edasi tegeleda? Tulevik näitab. Vaatan, et kui need etendused ära teen, siis vaatan, mis edasi saab. Kas sa tahaksid suurele näitlejaks saada? Ma mõtlen veel, ega see küll päris otse niimoodi mõeldud ei olnud. Et kas sa sõidad seal päris hobusega etenduses? Jah, sõidan küll. Valge hobusega. Ma õpin Rakvere gümnaasiumi 4. klassis, tegelen näiteringiga ja käin rahvastepallitrennis. Olen tegelenud teatriga lasteaiast peale, aga 3. klass jäi vahele. Koolinäidendeid on olnud 4 tükki umbes. Lasteaias vist oli 1. Mida sa sellelt etenduselt või mida sa ootad sellest suvelt, mis nüüd sind eet ootab? Et on põnev, seda ootan. Ja no, mulle meeldib seda näidendit. Mulle meeldib näidata. Ja ma tahan ka näidata. Kuidas sinu arvates läks proovikatsumine või kuidas sul endale see mängis? Ma arvan, et läks hästi. Kuidas muidu siis valiti? Mis sa üldse teatrist arvad või kuidas sulle teater meeldib? Mulle meeldib teatris käia, aga praegu ei ole teatris õppimas siin nagu käinud. Ja mängida ka siis meeldib. Mis sulle seal meeldib või mis on see? Ma ei teagi, mis meeldib täpselt. Lihtsalt huvitav. Rakvere teater on palunud mul salvestada ühe intervjuu teie pojaga. Sellest, mida ta mõtleb siis sellest osast ja kõigest sellest, mida ta nagu varsti mängima hakkab. Meil on selline hästi uus ja põnev makk. Kas sa üldse tehnika vastu huvi tunned? Mõtlesin näitan sulle. See on selline kõige uuem makk. See on niimoodi, ma üritan ta hetkeks välja. See on nüüd kõige uuem makk, mis üldse Eestimaal ja maailmas reporteritel on. Et sellega saab kohe nüüd, kui ma salvestan. Nii, ma panen siia nüüd. Nii, et kõigepealt ma küsin sinu käest, et kas sa oled Rakvere poiss? Jah,
olen Rakvere poiss. ja kas sa õpid? Rakvere gümnaasiumis. Nüüd 4. B-klassis. kas see on üks tore kool, eks ju? Minu meelest on küll päris tore kool. Mulle meeldib seal käia. ega sa ometi, kui sa nüüd sinna osasse oled valitud, siis mulle tundub, et siinsamas Rakvere teatri pargis või siin Rakvere teatri taga, siin sa pead ka ikka etenduse ajal päris pikki vahemaid jooksma. No pean küll, aga minu trump on pikama jooks. Just. Oo, kas sa tegeled sellega ka? Ma ei tegele sellega, aga tavaliselt spordipäeval olen ma enda klassis kõige parem selles jooksus. Kõigepealt ma ise nagu aru ei saanud, aga isa tuli natuke pisar silma ja ema, mõlemad olid väga rõõmsad. Lõpuks sain ma ka aru, et päris hea. Sain sinna ossa. Nii, aga kas siis isa? No nii, proovid algavad sul siis 4. aprillil ja esietendus on 11. juunil. Ütle mulle ausalt, kas sa närveerid ka natuke? Natuke närveerin ikka. Aga sul on nii toetav isa ja toetav ema ja? Ja mulle väike vend ka, kes kindlasti toetab. See oli nüüd väga ilus. See on nagu juba vendades lõvisüdametes. Sina oled nüüd küll suurem vend, aga ikkagi. Nii et edu sulle siis. Aitäh. Aitäh sulle. Väike vend veel aasta vanulegi. No aga ikkagi.